Puiaka! Tere hommikust! Teisipäev, 20. august ja kuigi sa vaatad seda natuke hiljem, siis head taasiseseisvumispäeva kõigile. Täna peaks olema vaba päev, kell on praegu 7:48, minu jaoks liiga vara. Aga minu jaoks ei ole täna puhkepäev, nimelt me sõidame kohe Elva kanti, sest et Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpilasesindustel toimub koolituspäev ja me läheme Mikuga neid koolitama, nii et vaatame kohe, mis seal saama hakkab. Esimene töötuba on juba läbi. Koolitajatele toodi minimeltsi, nii et head isu mulle. Meil on üks töötuba veel ees. Ja teine koolitus on saanud läbi. Asjad kokku. Tagasi Tallinnasse, ehk siis tore 2,5 tundi sõitu jälle. Ja sellega ongi meie taasiseseisvumispäev läbi saanud põhimõtteliselt. Järgmisena juba 3. päev, nii et näeme seal. Aga tegelikult kõik päevad ei ole nii igavad, nagu tundub. Lisaks sellele, et on kogu aeg koolitused ja ringi käimised, siis aeg-ajalt tuleb leida aega ka millegi muu jaoks. Te praegu küll ei saa aru ilmselt, kus me oleme, võib-olla mõni saab, aga näete, mul on sõpru ka, siin on 2 inimest, kes näitavad lennukite suunas. Jürgen, mis me teeme? Vaatame lennukeid. Just, nii et kui te mõtlete, et teil on võib-olla imelikud hobid, siis teate, mis me teeme? Me käime Ülemistes vaatamas, kuidas lennukeid laskuvad ja tõusevad. Hetkel muidugi ühtegi lennukit ei ole. Näete jah? See on lennuk. Lennuk! Ja ongi kolmapäev läbi, tööpäev on läbi, koju minek, aga tänane päev ei ole veel tegevuste poolest läbi. Nimelt tänane õhtu tähendab, toob ette midagi sellist, mida ma olen pikka aega oodanud, juba mingi paar nädalat pole jõudnud teha. Lähme kinno. No nii, kinos. Lähme testime ära selle Apollo kino Ülemiste esimest korda. Täna on kõik kinod 3 €, nii et põhimõtteliselt mina võiksin terve päev kinos istuda, aga nii palju mul aega ei ole. Vaatame ära sellise filmi nagu Kutse 2, kui ma eksi, kuigi kui ma nüüd mõtlema hakkan, ma oleks võinud mingit teist filmi vaatama minna, sest Paipoisid on ka väljas ja see tundub ka päris äge minu tüüpi huumor. Aga lähme vaatame selle filmi üle, siis ma annan teile teada, kuidas see film oli. Aga jah, kino ja mina on enam-vähem iganädalane partner. Nüüd ma ei ole lihtsalt käinud paar nädalat järjest kinos, nii et ma tunnengi juba puudust sellest, aga lähme vaatame filmi ära. See film oli kesine. Ma isegi ei tea, mis ma ootasin sellelt filmid koos olla, aga ma ootasin võib-olla midagi rohkemat. Täpselt selline paras film, mida ma arvan, sellised neiud omavahel või sellised 30-40 pluss naised omavahel kinno minnes saaksid vaadata. Küll jah, mul istus kõrval mingisugune paarik ja ma arvan, nad olid minu vanused, võib-olla natuke nooremad, kes ei saanud väga teineteisest käsi eemal hoida. Nõks segas, ehk siis kui sina oled see paar, kes kinos seda teeb, ära tee. Üldiselt, ma ei tea, selline klassikaline armastuse lugu. Armastab ja armasta, lõpuks saab aru, et ikkagi armastab, siis on mingi peretüli seal taustal ja inimene saab aru, et ei tasu mingi ideaalsed asju taga ajada ja lõpp ja kõik ja mis ma sellest filmist muud oskan ikka öelda. No võt, klõbistad natukene aega ja ongi juba tööpäev läbi. Reaalsuses see muidugi nii lihtne ei ole, sest et sul on korraga mingisugune 3-4 projekti ja siis on mingi koolitus vaja korraldada ja siis on veel mingisugune 10 e-maili päeva jooksul, mida sa ära teed. Jube pimedaks läks. Läksin surnukuuri. Aga selle kõige kõrval tuleb hoida positiivselt meelt, sellepärast et võti peitub väikestes õnnestumistes ja ei saa kogu aeg eeldada, et nii palju tööd on. Vaid tuleb teha rahulikult ja võtta üks päev korraga. Ja oluline on leida enda jaoks vaba aega, et teha seda, mis sulle tegelikult meeldib. Mida ma õnneks olen saanud see endaga teha. Nii et lähme vaata, mis õhtu endast toob. Tervist, me mängime võrku nüüd ja meil on professionaalid siin üleval. Meil on Tallinna Tehnikaülikooli esinduskoondis olemas siin. Küll võib-olla paraolümpial, aga ikkagi esinduskoondis. Nii et vaatame, mis sellest mängust tuleb.
käidud. Nüüd kiirelt pessu ja siis järgmisesse kohta. Olemas kähku riidesse ja sõidame sõbra juurde, sest et täna õhtu on game night. Pime on, aga kuulete ikka. Huvitav on mõelda, et umbes pool tunni tagasi ma mängisin alles võrkpalli. Nüüd ma jõudsin käia vahepeal kodus, pesta ennast ära, panna teised riided ja tulla sõbra juurde. Siuke Mustamäe mullu, kui inimesed kõik on lähedal. Tegelikult iga päev mul päris nii kiire ka ei ole, et ma ainult jooksen, aga sellised eksprontpäevad on päris ägedad, kus sul tund aega enne sõbrad ütlevad, et davai, lähme võrku mängima. Ja siis sa lähedki padast kokku ja kui sul vaba aega on, siis lähed mängid võrku. Ja peale seda, kui veel vaba aega on, siis lähed teise sõbra juurde ja lähed lihtsalt pelama, sest sõbrad on, või tähendab, mehed on nagu mehed ikka, me tahame mängida ka vahepeal nagu väiksed lapsed. Nii et nüüd ma lähen mängima. Täna, reedel, on samuti tähtpäev, nimelt on Balti keti 30. tähtpäev ja Molotov-Ribbentropi pakti 80. tähtpäev. Mis tähendab seda, et Vabaduse väljakul on selle puhuks uhke telk ülesse pandud erinevate tegevustega. On kontserdid, on mälumängud, on erinevad kõned ja mis kõige ägedam on see, et mul pole pikka aega olnud põhjust väga formaalselt riidesse panna. Täna on see võimalus. Apsti, pensak peale, võbakale. Ja teate, kes on päeva juht? Mina. Nii et no pressure. Aga ilmselt saab olema põnev päev. Sest et iga päev ei juhtu seda, et sa saad olla selliste haritud vanemate inimeste ees noore naglana ja juhatada päeva, kus väga eksimisruumi ei ole. Nii et ma nüüd kähku nende puiduskikilipsi ja ikka eestipärane peaaegu sinimustvalge. Aga ma panen kähku riidesse ja siis lähme vabakale. No nii, me oleme siin Vabaduse väljakul ja seal telgis on kohe 130 inimest ja alustame Balti keti sündmustega. Närv on sees, aga usun, et tuleb hoida kainet mõistust ja rahulikku hääletooni ja siis on kõik korras. Ilm on õnneks üliilus, ma kartsin, et hakkab vihma sadama, aga paar klippi tänasest sündmusest ja ongi meie ametlik nädalasisene osa juba varsti läbi. Austatud daamid ja härrad, julgustan teid võtma kohvitassi endaga kaasa ja leidma endale meelepärase istekoha. Aga nüüd on 7 minutit aega selleks, et jõuda Raekotta. Seepärast seal hakkab Tallinna linnapea vastuvõtt, kuhu mind on ka juhuslikult kutsutud. Ilmselt selle eest, et oli võimalik päeva juhtida. Nii et kähku sammud sinna poole ja ei ole aega siin puhata üldse. Hommik 24. august, kell on 8:44, taaskord autos maganud, ma arvan 6 tundi ja pöördame nüüd Viljandimaale, kus toimub Ole rohkem aastakonverents ja läheme täna, saame targemaks, homme jagame tarkust. Ehk siis taaskord üks tegus nädalavahetus, nii et Lego sõidame jälle 2 tundi. Järjekordne nädalavahetus on läbi saamas ja seekord Ole rohkem aastakonverentsil võib tõdeda, et kui sa ei ole üheski noorteorganisatsioonis veel olnud ja mõtled, et sul on liiga palju vaba aega, siis reaalselt mine otsi liitu mõnega, sest sellised päevad sellise ilusa ilmaga
kohtuda erinevate võrgustike, erinevate aktiivsete inimestega, ideaalne võimalus iseenda arendamiseks ja teistega mõtete vahetamiseks. Nii et see nädal 7 päeva jälle aktiivselt tegutsemist, aga ma olen ülirahul. Nii et nüüd saab lõpuks õhtul minna väike Netflix and chill ja võtame järgmise nädala jälle ette. Nii et aitäh, et vaatasid ja kui meeldis, pista pöial. Tšau!